tervitused, siit tuleb meie Brianne loo teine osa. Sellega läks väga palju aega, sest et mul olid siin tehnilised viperused väga suured. Eelmises osas me ju tutvusime, kes on Brianne. Me saime teada, et ta elab koos vanaemaga sellises väikeses majakeses. Me saime teada, et ta on üsnagi pailaps, kes käib koolis ja on selline üsnagi vagur. Ja saatuse sõrm juhtus nii, et ühel päeval ta kohtus ühe noormehega, Toomasega, kellest sai tema peika. Need asjad eskaleerusid kiiresti. Ja Brianne on sellest igatahes täiesti pöördes ja meie lugu peatus seal, kus Brianne oli siis enda peika pool ja ta hästi hilja õhtu jooksis nüüd kodu poole. Meie Brianne nüüd jookseb siin pimedal ajal kodu poole läbi tänavate. Ja nüüd ta peatub korraks maja ees, sest et ta ju teab, et ega vanaema ei luba tal nagu tegelikult nii hilja öösel väljas olla. Ja vanaema on ju on olnud mures, et kus see meie Brianne on olnud terve öö. Või no mitte terve öö, aga no nii. Ja ta loeb talle nagu need sõnad peale. Aga siis Brianne räägib talle enda sellest peikast. Ja vanaema on nagu natukene mures, aga samas ta teab, et eks ju elu peab elama ja see on täitsa nagu tavaline noorte puhul on ja. Nii, aga kui Brianne jõuab enda tuppa, siis loomulikult esimene asi, ta FaceTime'ib oma parimale sõbrannale Ashley'le ja ta räägib nagu kõik värk, mis värk juhtus on ja uskumatu kutte. Ja Brianne ja tema peika korraldavad nüüd uue kohtingu. Ja uus kohting toimub väga eksklusiivses mingis jahimajas, see jahtklubis. Ja ega Brianne ju ei ole üldse harjunud selliste peenete kohtadega, ta üldse ei tea, kuhu ta on sattunud, aga ta on üli excited nagu. Vaata, kui ilus siin on. Mulle nii meeldib, vaata isegi see meri sillerdab siin ja kõik need paadikesed on siin. Oh my god, that's my favorite thing ever. Nii, lähme vaatame. Meie Brianne on seal karil praegu ja oi, väikesed kribukesed. Kajakad siin vahivad, tahavad talt seda mingit snäkki või? Issand, meie Brianne on nii tore. Nii, ta tšekib üldse, kuhu ta minema peab, kus kohal vaata see teit on ja süda võbeleb. Let's go, Brianna, väike pirt ja nüüd mine teidile, sa ei tohi hilineda ka. Nii, lähme siia majja siis sisse. Ta on suhteliselt enesekindel praegu on näha. Nii, mis siin siis majas on? Siin on sellised mingid arvutid on ja kuhu me sattunud oleme. Ilus koht. Ja tore. Ja juba ongi näha, et meie peiks on ju seal. Ta istub paari leti ääres ja kellegagi vestleb parasjagu. Nii, Bri istus tema kõrvale, aga tema peika ei pane teda isegi tähele. Okei, nüüd pani tähele. Nii ilus koht on see. Mida helli? Okei. Brianne on natukene ehmunud, sest et tema peika nagu ikka veel vestleb kellegi teisega ja ta nagu ei pane teda hästi tähele. Ja meie Toomas tellis siin on ju joogi. Ega Briannel ju eriti palju rahhi ei ole, eks ju. Aga õnneks Toomas nagu tellis Briannele ka joogid. Oh my god, siin on nii peened inimesed ja appi ma räigelt, mulle meeldivad need riided, mis neil seljas on. Siuke kampsik leit, see on mu unistus. Natukene ikkagi on see, et see Toomas räägib nagu rohkem oma nende sõpradega. Ja Bri on nagu kuidagi siin nuka peal natukene, eks ju. Nii, aga me teeme nüüd niimoodi, et Bri võtab ennast kokku ja ta teeb kohe siin kõigile mingi nalja. Funny. Mitte knock-knock joke. Fashion joke. Kuigi ta ei tea nende fashionist. Oota, mõtleme, ta ei tea nagu nende seda fashion stiili. Ta ei ole nende peenete inimestega harjunud väga. Paneme funny story. Meie Bri peab ju sammu pidama kogu selle virvarriga, mis siin toimub, on ja.
nii et Prii võtab ennast kokku ja teeb nüüd, alustab vestlust, eks ju. Kaua sa ikka seal üksinda nurgas oled? Uued sõbrad, uued tuttavad, meie Prii on fire, on ju. Ta on ikkagi, näitab, mis puust ta on, eks ju. Kuigi ta ei ole kunagi nii peenes kohas olnud, siis nevertheless, on ju. Oh my god, meie Prii on nii gorgeous, nagu. Vaata, kui lahed jook, tal on mingi siuke selle apelsiini kooraga, vaata. Ja lehekestega, mündilehekestega ja meie babe joob siis mingi maasikajooki. Okay. Nii, vestlus käib, ta on leidnud endale ka samamoodi. Uued tuttavad, meie peika näeb muidugi suurepärane välja. Hot as usual. Kuna me oleme, eks ju, basseini ääres, siis oli juba enne kokku lepitud, et nagu, see date ongi nagu ujuma minemise date, on ju. Nii et see Toomas nüüd pakub välja, et nad vahetaksid nagu endale ujukateks riided ja läheksid siis ujuma, on ju. Ja Priile kõik see sobib, on ju. Oi, õhusuudluseid saadetakse siin. Lahe. Nii, nad lähevad nüüd ujukaid panema, on ju. Ja ta leiab, et vetsud on see õige koht, kus siis seda teha. Ja meie Briannel on nüüd seljas need ujukad, nii teeme stoppi ja tšekime. Tal on nagu siuke, see on nagu trikoo või on ta kaheosaline, nagu siuke siiru-viiruga, on ju, värviline ja need lahedad siuksed lindid on tal. Hea koha peal peatusin. Vaata, kuidas ta hüppab. Ta jääb nina kinni ja hüppab siia vette. Nii, meie tšikk on siin. Aga kus on meie peiks? Meie Brianna muudkui ootab ja ootab siin. Ta on juba tusane nägu on ees. Mida ta ootab nii kaua? Aga siis, oh my god, meie peika on väga trimmis, ütleme nii. See on täiesti pöörane. See on pöörane kuti. Oh my goodness, nad on nii cute'id. Oh my god, see on kõige cute'im asi, mida ma oma elus näinud olen praegu. Oh my goodness, meie see Lolita teeb seda backfloat'i. Okei. Ma ei tea, see ajaks ju hulluks ju, meie Toomasel on, ütleme nii, pilk peal, on ju. Vau, ta on nagu maariakene siin. No ütleme nii, et Brianna ikka teab, mis toimib. See Toomas ei saa küll siit nagu neid silmi ära, kui meie Brianna lihtsalt heljub kuskile minema. Vau, ma jälle olen natukene šokeeritud. Vau, tal oli telefon taskus või? Jaiks. Nii, meie noored istuvad siin ilusti, eks ole ju. Okei. Oi, kas ollakse natukene liiga lähedal või? Ma nüüd ei tea küll, mis saab siin. Vaatame veitsa lähedalt üksteisele silma või? Väike muu väikene. Oi, kui toredad. Väike ihihi ja ahaha. Meie noored on seal mingi 17 umbes, on ju. Ütlen selle ära, mis mu mõte on. Ütleme nii, et meie hurmur ikkagi teab, kuidas seda asja siin korraldada, eks ju, ilusasti. Mida nüüd veel? Nende date on läinud ju väga hästi. Nad peaksid minema natukene nuka taha. See on nagu kõigi ees siin natukene imelik on juba hakkab. Ebamugav teistelna. Teeme nii, et nad lähevad siia nuka taha. Vaata, siin on nii ilus kõik need roosad puulehekesed, kõik langevad siin ja lovebirds. Ainult see kutt jookseb, aga miks meie tšikk ei tule? Okei, tšikk tuleb natuke diskreetsemalt. Saab siin flirtida. Ossaraks! Sedasi, meie Briannel on ju parim sõbranna Ashley.
Ja nüüd nad saavad esimest korda kokku, eks ju, pärast seda Peikaga kohtumist ja Briannel on nagu väga palju rääkida. Vot see ongi meie Ashley siukeste patsikestega. Tal on nii palju rääkida. Ja nad on nagu parimad sõbrannad, nad alati elavad üksteisele kaasa ja aitavad ja jutustavad on ja Brianne muidugi on nagu oodanud pikalt, et nüüd enda Peiksist rääkida. Ashley on ju, tal on väga hea meel, nii põnev kuulata kõiki neid lugusid, kõik kus see Peiks elab. Vau on ju, väiksed saladused, tuleb ära rääkida. Nüüd meie Brianne ja Ashley käivad ju koos tööl, neil on mingi iga nädal 3 korda päevas, nad teenivad nagu lisaraha, eks ju. Ja nüüd ongi, et nad hakkavad siin hilinema, nii et nad peavad nüüd jooksma omal töö juurde. Koos joostakse töökoha poole. Ja kus nad siis töötavad, sa küsid minu käest, eks ole ju. Vaat nad töötavad selles ostukeskuses. See on väga peen koht. Siin on nagu kõige sellisem butiikasjad on ju müügil. Ja siin käivad ainult peened inimesed, eks ole. Aga nemad töötavad selle peene poekese, butiigikese tagaruumides, keemilises puhastuses. Ja nemad on need inimesed, kes kellele tuuakse kõik need rõivad ja nemad siis hoolitsevad, kannavad hoolt selle eest, et need saaksid korda. Nii et nemad on nagu need pesukatjad siin. Aga selles mõttes neile nagu väga sobib see töö, sest et nad saavad seda koos teha. Nad saavad nagu koos seal nühkida neid riideid on ja nad saavad rääkida oma jutte ja see kõik neile nagu sobib. Ja sest et siin väljas on küll inimesed, eks ju, kes on väga peened, aga keegi peab seda päris tööd ka tegema on ja Brianne ja Ash teevad seda nagu väga hea meelega. Nii et meie tšikid on siis need keemilise puhastuse tšikid ja ma valisin nagu selle loo jaoks sellise töökoha neile, sest mulle ise meeldib väga riideid pesta, nagu pesumasinas küll, aga ja nii see töö siin tagatubades käib, eks ole. Näiteks Ash peab mõned asjad pesema käsitsi, sest et kõike ei saa, eks ju, pesumasinas pesta ja mõned asjad, keemilised pesuasjad, eks ju. Meie Brianne on siin praegu enda Peikaga nagu nii pea on laiali, et ta tegelikult peaks nagu ka tööd tegema, aga ta natukene peab on ju enda Peiksiga telefonitsi rääkima ja meie tuhkad liinukene. Aga neile meeldib see töö, sest just nad saavad koos olla ja jutustada siin oma vahel. Ja tüdrukud kuulevad, et väljas on mingi klient, kes lihtsalt karjub põhimõtteliselt täiest kõrist, et tema riided on ära rikutud. Ja see klient on nagu täiesti mingi segane peast. Ja tüdrukud nagu ei tea, mida värki. Nagu vahel ikka juhtub, et nagu mingi hull klient lihtsalt tuleb ja räuskab. Nüüd kahjuks meie ülemus kutsub Brianne sinna ette kliendi juurde ja Brianne taipab, et see klient, kes siin kisendab, on meie Thoomase ema. Kujutad see ette ja see Thoomase ema üldse ei teagi, meie Peika ema ei teagi, et me töötame siin pesumajas on ja ta on täiesti ehmunud, kui ta näeb, et meie Brianne on põhimõtteliselt see vastutav, kes tema riided on ära rikkunud siin pesus on see on nagu üli ebamugav olukord, eks ole. Sest et ülemus karjub nagu meie Brianne peale, sest ta on teinud tööl halvasti ja Thoomase ema on üllatunud, et selline kohtumine on ta algul ei tunne äragi nagu kellega tegu on, aga siis taipab, eks. Ja Briannel on üli ebamugav kõik see olukord siin. Muidugi meie ülemus on, tavaliselt ta on nagu parem, aga praegu oleks nagu väga halvasti see olukord. Meie ülemus annab talle lihtsalt ühe kinkekaardi ja loodab, et asi vaskne. Meie Brianne peab muidugi seda kohe rääkima oma sõbrannile, eks ju. Nüüd meie sõbrann on ju alati see, kes teeb nagu olukorrad nagu heaks, eks ju. Meie sõbrann ikkagi oskab meie tuju nagu üles tõsta, eks ole ju. Ja sõber. Nii, aga õhtul neil on ju väljaminek, peole minek ja
siis meie sõbrann Ashley näeb esimest korda meie peikat ja meie peika võtab enda sõbrad ka kaasa, nii et meil on nagu siuke esimene kohtumine nagu sõpradega. Ja selleks tuleb ennast õhtul valmis panna. Okei, nüüd on valmis panek. Nii, meie tšikid on ennast õhtuks valmis pannud ja nagu sa näed, siis Ashley'l on selline hästi, ta on siuke minikaga on ju, roosakas nagu ikka ja ta pani enda juustesse need lillekesed ja tal on need kõrvarõngad südamekestega. So cute! Mulle väga meeldib ta outfit, see on nii Ash, ütleme nii, see on nii temalik, see roosa ja hall ja vaatame shoes'e, palun väga. I like your Skechers, ütleme nii, eks. Ja meie tšikk, meie Brianne on pannud sellise laheda särgi on ju, mis on nagu eest avar, õhtune värk on ju, natukene seductionit ja siis on nagu siuksed lahedad teksad ja valged need jalanõud. Nad näevad nagu väga lahedad välja, see ei ole nagu üle pakutud, on nagu siuke chill, aga lahe ja ilus ja meie tšikid, nad on minu lemmik tšikid. Vaja minna nüüd peole on ju, aga enne tuleb ära teha pildid. Oh my goodness! Me oleme nii cute'id, et ma ei suuda uskuda seda. Vaata neid nägusid. Nad on mul lemmik tšikid. Okei, teeme ühe nii, ühe ilma välguta ja ühe pikkupidi. Ja ega need pildid tulevad ju, ma saan ju neid pärast panna seinale ju päriselt. Oh my god, you are the cutest little girl siis. Nii kutid, me oleme jõudnud peole. Ja see on mingi väga peen koht, eks ju, ja meie tšikid on valmis pidutsema. Siin juba ees on näha, et siin on mingid uhked autod, eks ju. Siin on siukest rahvast koos. Tšikid teevad siis plaani valmis, et mis siit saama hakkab, on ju. Yes, let's do it. My goodness, I'm so excited. I can't deny it. Nii, kõik sõbrad sõbrunevad, eks ju. Kõik sõbrad sõbrunevad. Ja Toomase sõbrad näevad nüüd ka, kes on meie Brianne. Ja nüüd on aeg minna baari. Teha dringid, eks ole. Ja tegutseda sõbrunemisena. Tähendab hakata sõbrunema siin oma vahel. Nii, meie baaridaam teeb meile siin jooke, eks ju. Ta näeb lahe välja. Hadja, hadja, hadja. Asjad lendavad, jääkuubikud hüppavad, shakerid sahisevad ja joogid valmivad. See on mingi ilus jook jällegi. Lahedad. Oh my goodness, see on nii exciting. Mul on siuke peotunne, vaata. Kui ma praegu siin karantiini ajal ei saa kuskile välja minna, siis ma elan pidu siin minu toas, on ja. Oh my goodness. Nii, nüüd on aeg mölluks, nüüd on aeg tantsimisteks. Kui kõik tantsivad normaalselt, siis meie Brianne jääb nagu mingi crazy. Kõik teised tantsivad väga vaikselt niimoodi, aga meie Brianne on nagu täiesti pööranena. Tunnete mulle meelde ühte minu parimat sõbrannad. Ja. Oh my god, see on parim asi. See on meie tõmbenumber tänasel õhtul. Chill, 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 chill. Väga chill, 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 chill. Oh my god, mida need käed teevad? Issand, tal tuleb peaaegu käsi otsast ära. Okei, ma pean selle lõpetama. See käsi hakkab juba otsast ära. Mida höllu. Nüüd Priil tuleb super mõte laulda karaoket ja muidugi enda sõpsiga koos. Ja valitakse, eks ju, lugu välja ja nüüd läheb üürgamiseks. Ja meie Prii on nagu väga julge, eks ole. Siis meie boyfriend, teda nagu ei huvita see esinemine seal.
ja ta nagu siin räägib ühe teise tšikiga ja sellest ei ole nagu mitte midagi, eks ju. Aga kuidagi see hakkab Briannel nagu natuke kripeldama. Kuna meie Bri natukene näeb siin selle tšiki ilmet, eks ju, ja tšikid saavad aru, siis meie Brianne otsustab nagu siia natukene näitama nagu enda territooriumi ja enda, näitama, et siin on nagu boyfriend, on ju. Natukene näidata nagu territooriumid kätte, mis näitab muidugi natukene meie Bri ebakindlust, aga nii see on. Nüüd meie Brianne läheb teiste sõprade juurde, on ju. Ja asi on ju selles. Tüdrukud ju saavad aru, kui teised tüdrukud flirdivad. Ja poikad saavad aru, kui teised poikad üritavad sebida, on ju. Nii et Brianne on natukene tusane nüüd ausalt öeldes, sest see tšikitita meil siin, kellega meie boyfriend räägib, muudab siin meie Brianne ebakindlaks. Ega midagi ei ole ju tehtud, nad ju lihtsalt ainult jutustavad. Aga oh my god, meie vanaema käib siin peol või? Aga asi ongi ju selles, et meie boyfriend on ju F-boy ja ta tegelikult teab väga hästi, et selline külmus muudab ju tüdrukut kadedaks ja see tõmbab meie Brianne veel rohkem teda sinna suhtesse, eks ju. Ja see on nagu siuke väga halb mäng, mida ta siin meil mängib, aga see lihtsalt toimib, sest et Brianne ei tea paremini. Meil sõbrants juba kutsub on ja seda taksot järgi on ja kõik sõbrad on nagu, vaata, pidu on läbi, juba hommik on käes on ja, et nüüd koju vaja minna on ja. Ja nüüd tuleb meie boyfriend, eks ole ju. Hello, lady on ja. Ja Brianne ütleb, et sa nagu ei ole mind üldse tähele pannud, on ju, et niimoodi käitunud. Aga meie boyfriend on väga smooth ja ta nagu ütleb, et come on, baby. Peika saab sellest ju väga hästi aru, et meie Brianne, et tšikk on vihane, eks ole ju. Aga meie Peika on väga šarmantne ja ta suudab meid ümber veenda ja kutsub meid ikkagi enda juurde. Nüüd meie tšikk on püha viha täis. Nüüd ma pean ütlema, meie tšikk on väga vihane ja meie boyfriend ausalt öeldes rõõmustab selle üle. Ma ei tea, miks see nii on, aga vihased naised, nendel on oma kikk, on ju. Nüüd selle õhtuga tundus, et kõik on nagu lahendatud. See oli üks arusaamatus ja saame nagu eluga edasi minna, eks ole. Aga siis järsku nagu välk selgest taevast või tähendab ei midagist selgest taevast meie Brianne Peika ei võtnud enam telefoni, ei kirjutanud, üldse endast märku ei andnud enam. Ja Brianne ei saanudki aru, et mis nagu juhtunud on. Ja Brianne on püüdnud talle helistada, sõnumeid saata ja nagu üldse ei saa selle kutiga nagu kontakti, mis on nagu üliimelik on ju. Ja Brianne algul oli nagu vihane, et mida värki on ju. Ja lõpuks ta muutus nagu murelikuks, et kas tal on midagi juhtunud, et ta ei tee ju kunagi nii, et ta ei vasta. Või ta vähemalt annab märku, et mis toimub. Mida sellises olukorras teha? Mida? Ma ei tea, kas ta on kuskile röövitud või midagi õudsat on juhtunud. Ja ta räägib sellest olukorrast nüüd enda sõbrannile, eks ole ju. Nii, ja sõbrann kuulab ta ilusti ära. Ja Brianne räägib eks ju oma murest. Ta arvab, et ta peaks minema selle kutile koju vaatama, nagu kuidas temaga lood on.
sõbranna muidugi ütleb, et see ei ole nagu hea mõte, et kui ta tahaks ühendust võtta, siis ta ju võtaks. Või nagu, mis see saab olla. Aga Briannel on nagu kõik mõtted otsas. Et ta lihtsalt ütleb, et ta ei saa enne rahu, kui ta saab teada, et selle kutiga on kõik korras, et ta ei ole kuskile ära röövitud või kui ta läheb talle koju, siis ta vähemalt kas või saab kellegi nagu küsida, et mida värki on. Ja nüüd Brianne ütleb, et ta igatahes on otsustanud, et ta läheb temale koju. Aga Brianne ei julge üksi minna, nii et Ashlyn on nõus temaga kaasa tulema. Ja et siis, kui neil õhtul see töö läbi saab, siis nad lähevad lihtsalt selle Thoomase koju ja nagu uurivad, et mis lahti on. Nüüd meie tšikid on missioonil ja nad on jõudnud Thoomase maja juurde. Missioon on leida Thoomas, Brianne Peika. Esimene vihje on see, et majas tuled põlevad, ehk siis keegi peab olema kodus. Enne kui need lähenevad, Brianne igaks juhuks helistab veel ja saadab mõned sõnumid, aga ei midagi. Keegi uksele ei vasta. Bri ütleb Ashlynile, et ta katsus ust ja see on tegelikult lahti. Ta on nüüd aga täiesti kindel, et Thoomas on oma toas ja magab ning et sellepärast ta ei kuule Brianne kõnesid. Bril on aga hea mõte ja ta tahab teha nalja, hiilida oma Peika tuppa ja üllatusega ta üles äratada. No, Ash on nõus. Thoomast ei ole oma voodis ja ega ka mitte oma toas. Bri on täiesti hullumas, kus kohas on tema Peika. Ashlynil on sellest kõigest väga halb aimdus. Ta ütleb Brile, et nad peavad kohe siit lahkuma, sest midagi on väga-väga valesti. Kuid korraga kostub alt korruselt liikumist. Oi ei, Ash märkab midagi silmanurgast. Tõeline šokk. Pärlitega sussid, naiste teksad, Starbucksi latte, mingi vegan mahl, tutikad kontsakingad, poolikud veiniklaasid, kirjake In a sea of people my eyes will always search for you ja fucking Birkin bag. Nii ehtne, et selle Hermesi logo lausa särab näkku. Bri! On see unes või ilmsi? Peika võõra tüdrukuga. Bri põlved tahavad ehmatusest kokku vajuda. Thoomase ehmatus on sama suur kui Briannel. Ta poleks iialgi arvanud, et Bri tema koju tuleb. Thoomas püüab seda olukorda selgitada. Bri kõrvus ainult kumiseb ja ta jookseb minema. Ashlyn sõimab Petisel näo täis ja ta ehmatab poisi täiesti ära. Ta lubab talle kere peale anda, kui ta veel kunagi Briannele liginema peaks. Siga selline. Bri süda on murtud. Ashlyn lohutab Briannet ja ütleb, et kui need jobukad nii palju küünlaid põletavad, siis põleb ka õnneks see maja neil varsti maha. Kuid ta võib kindel olla, et tema sõber Ashlyn on alati tema kõrval. Kuid
kuid ehk annab aeg arutust. Seekordne Brianne osa oli täitsa pöörane, eks ju. See oli igavene pikk ja ma olen täiesti montaažine siin praegu. Igatahes, sa võid ju ainult arvata, et see on alles loo algus, eks ju. See on nagu sissejuhatus Brianne elule. Nii et ma siis haun edasi seda lugu, Brianne lugu ja toon selle sinuni. Kui sulle meeldis, pane like ja kommenteeri ja värki ja vaata Brianne osi veel. Okei, näeme järgmise osas. Tšau!